Neljas kiri. Kas Jumal näeb tulevikku? 17. aprill 1989. Kallis Greg, nii hea oli mõni aeg tagasi sinu ja Shellyga telefoni teel rääkida. Sa tundusid päris põnevil olevat oma tulevase debati pärast selle moslemist teadlasega. Mina olen samuti põnevil. Anna mulle kindlasti teada, kuidas sul läheb. Nagu ma juba telefonis ütlesin, nautisin ma väga sinu viimase kirja lugemist. Su mõtted taevast tabasid mind soovunelmate hellitamisena. Kes ütles, et elu ei peaks olema nii traagiline, nagu ta on. Kuid sinu mõtisklused vabadusest, armastusest ja vastutusest on taibukad. Need tõstavad minu jaoks uue küsimuse. Kuna Jumal on oletatavasti kõiketeadja, siis miks ta ei vaadanud ajas ette, et näha, kes kasutab vabadust õigesti ja kes mitte, et siis luua ainult head inimesed? Meil ikkagi oleks vabadus, aga seda ilma kannatusteta maailmas. Minu arvates on imelik, et Jumal peaks üldse nii-öelda riskima. Kas tal sinu arvates ei olegi täielikku kontrolli? Mõtiskle selle üle ja kirjuta, mida sa mõtled. Alati sinu isa. 29. aprill 1989. Kallis isa. Minu debatt moslemist teadlase doktor Palaviga läks väga hästi. Saal oli täis, eriti moslemeid, ja minu jaoks oli suur nauding nendega jagada põhjusi, miks ma usun Jeesust lihaks saanud Jumala olevat. Debati teema oli tegelikult kolmainsus, aga enamus aega läks Jeesusest rääkimise peale. Sest need kaks teemat on tegelikult lahutamatud. Ootuspäraselt arvasid kõik kohal olnud kristlased, et minu argumendid olid palju veenvamad kui mu vastase omad. Aga ma olen kindel, et moslemid tundsid samamoodi doktor Palavi suhtes. Ta oli väga terane, kuid ma jäin rahule ka oma etteaste ja vastustega. Läheme nüüd meie debati juurde. Sinu viimases kirjas esitatud küsimus Jumala ettenägelikkuse kohta oli väga hea, aga minu arvates tuleneb see küsimus valest arusaamisest Jumala kõiketeadmisest. Kristlus ütleb, et Jumal teab reaalsusest kõik. Kõik, mida üldse on võimalik teada. Aga selle eeldamine, et Jumal teab ette, kuidas iga inimene vabalt tegutseb, tähendab eeldada, et iga inimese vabad valikud on ette teada, isegi enne, kui inimene valiku vabalt teeb. Nii see ei ole. Kui meile on antud vabadus, siis me loome oma otsuste reaalsuse otsuseid tehes. Ja kuni me ei ole otsustanud, neid otsuseid ei eksisteeri. Seega ei ole vähemalt minu arvates mingeid otsuseid olemas, mida teada, kuni me neid ei loo. Kui Jumal inimesi loob, ei näe ta ette nende häid või halbu valikuid, sest inimesed omakorda loovad ise oma otsused. Ma pean sulle ütlema, et eelnev ei ole traditsiooniline kristlik arusaam. Traditsiooniline kristlik arusaam näeb, et Jumal teab kõikide vabasid tegusid ette. Kuid isegi sel juhul mõistetakse, et Jumal teab neid ette vaid seetõttu, et need inimesed tõesti teevad oma otsused. Jumala teadmine põhineb inimeste tulevastel tegudel, mitte vastupidi. Seega oleks Jumalal võimatu jätta inimesed valikuliselt loomata nende tulevaste tegude alusel. Inimeste tulevasi tegusid ei oleks, kui Jumal inimesi ei looks. Ma isiklikult arvan,
et see viimane käsitlus ei pea filosoofiliselt paika. Kuid need mõlemad arusaamad eitavad, nagu Jumal teaks tegelikust maailmast eraldiseisvat maailma. Kuna Jumala teadmine põhineb loodud maailmal, siis ei ole Jumal vaba looma täiuslikku maailma selle ebatäiusliku maailma põhjal, mida ta eeldatavasti ette näeks. Ma tean, et mu vastus oli veidi filosoofiline. Ja varem ma lubasin sulle hoida meie diskussioon võimalikult nii-öelda tavakeele tasemel. Aga kuule, sinu küsimus oli ka üsna filosoofiline. Mis mul siis üle jäi? Mõtiskle selle üle veidi ja anna mulle teada, mida sa seest arvad. Kogu minu armastuses, Greg.